ei tea, kas eestlane kunagi ka nii terve on olnud või on koguni terve olnud kui praegu aastal 2010. Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu, mis sa arvad seda? Kas eestlane on terve? Ma arvan, et selle küsimuse võiks igaüks endale ise esitada, et kas ta aga teil statistikat ikka teil ju tuleb ju? Tuleb ja see näitab, et inimlikult mõõdetavas plaanis, mis puudutab inimese eluiga või ka tervelt elatud aastaid, need numbrid on positiivsed ja näitavad ülespoole liikumist. Seda õndsat aega, ütleme enne seda 30. aastat, kus Eesti õitsis elas, kuidas siis Eesti inimese tervis oli, ega sa uurinud ei ole, vaadanud ei ole? No tuleb tunnistada, et mitme näitaja poolest toonane inimeste tervise käitumine oli parem, mis puudutab näiteks alkoholi pruukimist või erinevaid riskikäitumist, aga ja kindlasti uus aeg on toonud juurde ka uusi hädasid. Näiteks, mida me kas või Vene ajal nii palju ei arvestanud, või ei pidanud arvesse võtma, nagu teatud väliskeskkonnast tingitud allergiad lastele, mis pidevalt paraku süvenevad nende inimeste arv, kes allergia käes vaevusi osaks saavad, kasvab. Aga ma arvan, et eks inimeste tervise puhul on ennekõike ka praeguses majanduskriisis oluline, et inimese teatud vaimne tasakaal oleks paigas ja tagatud oleks inimesel töö ja loomulikult kodu. Ma arvan, et töö ja kodu on need kaks märksõna. Kui on olemas tasakaal või turvalisus selles valdkonnas, siis need on eeldused, et inimese meelerahu on olemas ja siis on kindlasti ka tervise käitumine palju parem. Inimene jõuab mõelda ka iseendale, kui need kaks põhivajadust ja ülesannet on olemas. Teeme nii, nagu loodus on jaganud, et on jaganud meid meesteks ja on jaganud meid naisteks. Et ma julgen väita, et naiste tervis on kuidagi rohkem fookuses, et kas naised on ise aktiivsemad olnud, meil käib siin rinnavähi bussi, emakakaela on rohkem teadvustatud ja sellest räägitakse, naisi kutsutakse, kas siis telefoni teel või e-maili teel ennast regulaarselt läbi vaata. Mina julgen öelda, et mehed on jäänud selles suhtes nagu vaeslapse ossa. Tegelikult on sul õigus, et ühtepidi on meeste enda arusaamine sellest, et milles seisneb ettevaatus oma tervise võimalike riskide suhtes ja nende maandamine. Mehed hoolitsevad autodest rohkem kui iseenda eest. See on tõsiasi, et kõik, kellel on auto, käivad sellega mingis regulaarses kontrollis, on lausa kohustuslik, et ülevaatus läbida ja vahetatakse autoks õli, pannakse kütus sisse, solkkütust ei panda autosse. Ja kui vähemalt, kui me suudaksime selles suunas liikuda, et mehed hoolitseksid iseendast paremini kui auto eest, see oleks juba kõva samm edasi. See on väga hea. Mulle õudselt meeldis, et tegelikult võiks ka meestel olla nagu tehniline läbivaatus. Kas nüüd iga aasta korraline, et kui ei ole, siis koristatakse tänavalt ära, et sa käia ei tohi, nagu ei tohi tehnilise mitte korras autoga sõita. Võib-olla selline sundus mõjuks mehele tunduvat rohkem. Muidugi ma ei kujuta ette seda demokraatlikus ja vabas ühiskonnas, aga midagi peaks nagu ikkagi ette võtma. Ma küsin, kas siin majas näiteks, kas Riigikogus või koguni Sotsiaalministeeriumis kuskil on mõeldud selle peale, et mehi kas siis vägisi tuua või ahvatada mingit moodi, et mehed teeksid selle sammu, nad koputaksid arsti uksele? No, üks asi, mis on kindlasti oluline, on see teadmine, et inimestel on väga tähtis, kui tal on mingeid vaevusi, siis tuleb kõrvale jätta see võlts häbi, et pöörduda. Et arsti juurde pöördumine on nõrkuse tunnus. See on vastupidi arukuse terve mõistuse tunnus. Ja mis on väga oluline, et ka praegu keerukas majandusolukorras, kui inimene on kaotanud töö, siis ma paneksin kõigile südamele, et ka nende eest, kellel lähedased on kaotanud töö, et nad kindlasti oleksid töötuna, säilitaksid ennast arvel, kuna see tagab inimesele haigekassa teenused, haigekassa kaardi ja see võib olla väga, väga valus ja traumeeriv, kui see haigekassa poolt makstud teenused inimesele ära kaovad. Ja teine asi on muidugi see, et kuidas motiveerida mehi üldse inimesi oma tervisest paremini hoolitsema, siis üks mõte, mille kallal me töötame, on küll selline, et nii nimetatud terviseleping, kus siis riik ei saa küll käskida, haigekassa ei käskida inimesel, ütleme näiteks jätta suitsetamist maha või vähendada mingeid muid sõltuvusi. Kas sina, Urmas, suitsetad? Ma püüan sellest pahest vabaneda. Aga päris selge on see, et
niisuguste lepingutega saaks inimeste tervisekäitumist, kui riik seda premeeriks, saaks toetada. Ja teine teema, mida me oleme arutanud, on see, et vabastada erisoodustusmaksust tööandja poolsed panused ravimitele ja raviteenustele. Aga kuidas see leping välja? Ma kuulen sellest esimest korda, et kuidas see on see mingisugune, on see sinu mõte, on see siin tõesti räägitakse sellist? See on teema, mida me praegu arutame. Aga räägi natuke rohkem nagu maakeeli, et kellega, näiteks mina kui Eesti kodanik, eestimaalane sõlmin lepingu kellega, Haigekassa? Sina sõlmiksid lepingu Haigekassaga, ennekõike loomulikult lepingu partneriks oleks sinu perearst. Ja siis te lepiksite kokku selles, et sa parandad oma tervisekäitumist teatud näitude alusel, ütleme. Mõõdetavate näitud, näiteks verekolesterooli sisaldus, nõnda edasi. Üldloogika põhineb sellele, et loomulikult siis riigi kulud sinu Haigekassa kaudu ravimisele peaksid kahanema. Ja teine pool, mis plussid sulle võiksid asemele olla, minu meelest riik võiks seda siis samamoodi nagu ta headel aegadel pensionisambaga tegi makseid sinna juurde, et ta võiks ka täiendav tervisekindlustus inimestele võiks olla. Meil on mitmeid terviseedendusvaldkondi ja ravivaldkondi, mis täna on väga suures osas inimese oma vastutuse peal, nagu hambaravi, taastusravi, hooldusravi, et seda kindlustust täiendavalt inimestele pakkuda, riik seda siis premeeriks. Kuule, mul on niisugune tunne, et sellel on täitsa jumet, sellepärast, et see on niisugune see on mõõdetav ja seal on ka niisugune, et ma võidan siis nagu mõlemalt poolt, eks ju, kui mina kui persoon, eks ju, näiteks ma võidan oma tervise pealt, kui ma võtan kätte teadlikult, hakkan teadlikult kas siis muutma oma toitumist või tervislikku käitumist, alandama teatud näitajaid, vererõhku, kolesterooli, veresuhkrutaset ja samas siis riik nagu omalt poolt hindab seda sellisega, et lisades mulle mingist kindlustus. See on väga, aga sinna on muidu veel pikk maa, eks. See on üks võimalus, sest tuleb tunnistada, et ega riigi võimalused inimeste käitumist kindlasti peavad olema, et ta motiveerib inimesi paremini oma tervist hoidma ja kontrollima, aga päris selge on see, et ravi tegeleb haigete inimestega, kellel on juba hädad käes. Et kõige tõhusam on ikkagi ennetus ja kõigi tõbede ja hädade avastamine kõige võimalikult varases faasis. Nii et Riigikogu sotsiaalkomisjon, Riigikogu tervenisti siis püüab enda poolt maksimaalselt anda kõik, et eelkõige mehed teadvustaksid omale neid probleeme, eks ju, neid terviseriske ja probleeme ja mehed läheksid kindlasti kontrollima, läheksid arsti juurde, sest kellele te neid seadusi teete ikka tervetele inimestele? No ega see on poliitika poolt ketserlik, aga ma ütlen, et käige ennem arsti juures kui valimas. Et arsti juures käimise kontrolliga kaalul on rohkem kui elu ja see elu on just nimelt sinu enda elu.